Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark eetris järjekorras 130 osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Martti Krass, kes on aktsiaseltsi Hepsor juhatuse liige ja tegevjuht. Tere Martti! Ja tere Tõnu! Arendaja juhatuse liige on tegevjuht meie virtuaalstuudios, eks me siis arendamisest räägime ja moel või teisel jätkaks sellist juba detsembris alanud sarja, kus me võtame kokku 25. aastat ja mõtleme, mis siis 26. meile tuua võiks. Aga ennem kui teemade juurde lähme, Martti, äkki paari sõnaga räägid, kes sa ise oled, mis su puutumus kinnisvara valdkonnaga, mis on Hepsor? Jaa, et mina olen siis ligi 15 aastat juba kinnisvara valdkonnaga tegutsenud, et esimesed 3 aastat sain päris sellises nagu platsil siis päris elu näha ja aru saada, et kuidas see elu välja näeb ja tegelikult siis viimased 12 aastat olengi olnud Hepsoris, et alustasin ütleme siis insenerina, poole kohaga ülikooli kõrvalt ja peagi projektijuhiks ja ütleks siis viimased 8 aastat on olnud mul õnn ja au olnud üles ehitada meie Läti organisatsiooni, et täitsa nii-öelda siis valgelt paberilt sealt Lätimaalt me siis 8 aastat tagasi alustasime ja ütleme, et täitsa tubli organisatsioon on tänaseks seal siis üles rajatud ja nüüd siis alates eelmise aasta augustist on olnud võimalus kogu gruppi juhtida. No nii, lähme selle sissejuhatuse juures siis nii-öelda peamise teema juurde ja 25 aasta järelevaade elamispindade arendusturu juures, aga no alustaks natuke nagu üldisemalt. Kuidas sa ise tunnetad 25. aastat, kas majanduskeskkond, selline üldine pilt oli pigem arendusturu selline taganttuul või oli vastutuul? Mis tegurid meil mõjutasid siin seda teemat ja positiivselt või negatiivselt? Eks kinnisvaraturg on otsene ikkagi majanduse peegel, et meil selline üldine majanduskeskkond, ma ütleks, et oli selline natuke võib-olla stabiliseerumise aasta, samas väga palju oli ärevust, et enne kõik, ütleme siis, ma ütleks ühe nagu märksõnana välja maksud. Et küll oli käibemaksu tõus siin aasta keskel, küll oli tulumaksu tõus ettevõtetele ja nii edasi, mootorsõiduki maks hakkas sellest aastast pihta, et selles osas see selline natuke nagu ütleme, see taastumine sellisest keerulistest kriisiperioodist, mis meil, võib-olla kriis on natuke tugev sõna, aga siiski selline majanduslanguse nagu baasilt, mis meil 2023-2024 oli, siis väike lootus oli, et 2025 tuleks vähe nagu siis kõrgema tõusunurgaga, aga tuli selline väike. Et aga eks ma ütlen, et see võib-olla kindlasti, ma arvan, see nii-öelda maksude mõju oli tugev, mis inimesi endiselt hoidis sellises võib-olla seda ärevusfooni kõrgemal, et see ongi see tarbija enesekindlus, et üks on, mida riik saab ise teha oma nii-öelda sellise stabiilse kodurahu tekitamise osas, aga teine on siis kogu see geopoliitiline olukord, mis ka endiselt on nii-öelda siis ärev, et ega ka selle uue aasta algus nüüd otseselt selles osas pigem tõmbas mõnes teemas nagu vinti peale, et eks ta nii on olnud, et aga ma arvan, et kinnisvara valdkond tervikuna ikkagi suutis hästi nagu vastu panna ja väike tõusunurk oli siiski olemas, nii et siit on võib-olla nagu siis hea vaadata nagu tulevikku edasi, et Aga läheks detailidesse, et sa Martti oled arendaja, eks, ja tihtipeale siis arendajal on nagu mingid nagu konkreetsed klotsid laua peal, millega ta mängima peab ja arenduse tulemuse jaoks üks oluline tegur on ehitushind. Mis 25. aastal ehitushind tegi, sest mõned räägivad, et suur summa, et alati on nagu liiga kallis, teised jätkuvalt räägivad soodsast ehitushinnast. Mis ehitushind, kuidas sa paneks sellise hinnangu ehitushinnale, et soodne, mõistlik või kallis ja et mida 25. aastal kuhu suunas ta liikus?
Ja see ehitushind võiks öelda, et mingites osades oli väga tuntavalt ka hinnatõusu, et võib-olla eraldi tooks välja elemendid, betoonelemendid, sest selgelt ju 2025 aastal oli see sündmus, kui meil üks tootja turult jäi kadus ära, Fram siis nimelt, ja selgelt see väga tugevalt mõjutas konkreetselt seda nagu kulugruppi ja tugevalt. Et kui me siin, ütleme, suures pildis olime varasemalt harjunud seal kuskil 35 euro see ruutmeetri hinnaga sellisele tavalise 220 paneelile, siis sellel aastal võis selle julgelt 10 euri otsa panna, et aga selles osas ütleme jälle, kui vaatate teisi kulugruppe, siis jälle kindlasti sellist tugevat tõusu ei olnud. Et me ütleks, et hinnatõus oli, aga ta oli mõõdukas, pigem jäi sinna paari protsendipunkti juurde, et tervikuna ehk siis ma ütleks, et see kindlasti ei olnud põhjus, miks arendusi jätta nagu sahtlisse. Mis ma siit loen nüüd välja, et ju siis ta seal enam-vähem siuke mõistlik on, aga teine teema, mille üle arendajad on palju kurtnud ja mis iganes nime kandis meil siin valitsuse juures olnud komisjon või valitsusele nõu andnud komisjon, kus räägiti hästi palju ka planeeringutest ja ütleme niimoodi, et võtaks nagu niimoodi üldiselt sõnastaks, et ehitusõiguse menetlemine, ehitusloani jõudmine. Kuidas sa tunnetad, et kõigepealt see märkus ka, et kuskil siin sinu heade sõprade konkurentidega oleme siin arutanud ja numbreid kokku pannud, et iga aasta menetlemist paneb siuke 100-150 eurot ruutmeetri hinnale Tallinnas otsa ja et kas siin läks siis nüüd midagi kiiremaks, sest linnavalitsus ütleb, et nagu kõik nüüd läheb välgunoolena liigub, et kas läks paremaks? Jah, et see sõltub, ma arvan sellest, et mida sa endal võrdluspunktiks võtad, et kui sa võtad nii-öelda iseenda varasemat tulemust, siis võib öelda, et olid natuke tublim kui varem, aga ütleme, kuna meil on ka kogemus, kas või ütleme siit naaberriigist Lätis, siis sinna on veel väga pikk maa, et jah, võib kindlasti näha mõningat sellist aktiivsuse kasvu, et ikkagi soov on planeeringuid vähemalt nagu alustada, mis varasemalt oli isegi, ütleme, sellise protsessi nagu planeeringu alustamine võis võtta sul aastaid aega, siis kuskil on ikkagi pildil midagi valesti. Ja ma arvan, et meil pilt on endiselt ikkagi suures pildis on valesti, me oleme väga ebaefektiivsed, meie seadusandlus on täiesti, minu jaoks on nagu ta arusaamatult üles ehitatud, kus me topelt teeme mitmeid asju, ja eriti seda on hea võrrelda, kuna siin viimased 800 aastat olen saanud siis Lätis arendada ja seal ei ole selliseid bürokraatlikke takistusi tekitatud, mis on täiesti, ütleme siis arusaamatud või lihtsalt aega nõudvad. Et siin on kindlasti arenguruumi meil kõvasti, aga väikeste sammudega praegult liigume kindlasti paremas suunas kui see, kus me siin mõned aastad tagasi võib-olla olime. Et meil endal ka Paevälja kvartal, mis me Lasnamäel teeme, tahtsime 2022 ehitusega alustada, lootsime, et saame detailplaneeringu kehtestatud, otseselt mingeid probleeme või sisulisi teemasid väga ei olnud. Läks ikkagi rõõmsalt 3 aastat mööda, enne kui sellel aastal saime siis, või 2025. aastal saime siis lõpuks siis planeeringualad siis kehtestatud, et see on kurb ja see kindlasti, sellel on oma mõju, sest see mõjutab kogu turgu, et oleks me üksinda selles pudelikaelas kinni, et me ainsana ei saa hakkama, aga tegelikult on see nagu kõiki terve turgu nagu mõjutav ja sellepärast on ka see mõju siis ehitus või ütleme siis sellele arenduskulule nagu selgelt kõigil ühtemoodi ja sellepärast ta ka väljendub siis müügihindades, et kui oleks ainult ühe arendaja mure, siis seda ei tahaks üle kanda. Jah, et Hepsor ei ole siin kuidagi konkurentsis ei halvem ega parem kui teised, aga kurivaim lätlased saavad sama raha eest ühe toa rohkem osta tallinlasega võrreldes. Aga siit edasi, et selleks, et sul üldse midagi arendada oleks, on maad vaja.
ja see on ka sageli siis üks selline sõltuvalt sellisest kinnisvaraarenduse tsüklist üks sihuke pudelikael, et maa hindasid hindavad arendajad liiga kalliks, sest see ju tuleb kõik ostjale edasi kanda. Kas maade hinnad liikusid üles või alla või on sul siin mingeid tähelepanekuid? No kui aus olla, siis me see aasta ühtegi kinnistut selles kontekstis, aasta lõpus meil tuli küll nii-öelda selline juba ühe arendusala sisemine diil, see manufaktuuri alal, kus me selle kõrghoone alaga oleme edasi läinud, aga üldiselt me näeme, et turult täna täiesti sellist varamaad nagu nii-öelda osta mõistliku hinnast, mille peale on ka näha, et äriplaan töötab, on väga raske. Ehk siis maa hinnad või ütleme hinnaootused on hoopis teises kohas võrreldes sellega, mida me arendajana nagu näeme, mis tegelikult on mõistlik siis sellest välja käia. Et seega, ma arvan, need, kellel on need nii-öelda siis portfellides maad olemas, neid ka realiseerivad, uute tehingute tegemine nende hindade pealt, mida täna küsitakse, on pigem väga keeruline. Et ma selles osas olen küll üsna nii-öelda siis pigem selline konservatiivne, et ei näe, et maa hindadel oleks väga kasvuruumi, pigem on vastupidi, et need maa hinnad on oma olemuselt juba väga, väga kõrgel tasemel. Viskaks sulle sellise väite välja, et arenduskõlbuliku maa omanikud tihtipeale omavad maad ilma mingi laenukoormuseta ja eks nad siis proovivadki mitte maksimumi, vaid isegi natuke rohkem kui maksimumi oma maatükist välja pigistada, sest ega neil enamasti müügiga kiire ei ole. Et mis sa arvad sellest mõttest? Ja ei, tihti see täpselt nii ongi, et ma arvan seda, kes sellist väga nii-öelda spekulatiivset maa nii-öelda väärtustamist on teinud, et kasutanud selle jaoks laenuraha, et seda on õnneks, ma arvan, turul ikkagi vähe, et see kindlasti tekitaks omaette nagu nii-öelda mingi allakäiguspiraali, aga üldiselt jah, kindlasti loomulikult, kui see on sul kapitalina kinni, sa tahad selle tootlus saada, aga fakt on täna see, et arendaja jaoks on ikkagi selle jaoks, et oma äri teha kasumlikult, sul on müügihind on vastas ja täna on selgelt see, et sul nii-öelda numbreid välja mängiks, siis teatud maas sa ikkagi ei saa enam sellele maale peale nii-öelda mingist hinnast alates sul enam ei ole mõtet seda maadele sisse võtta, et loomulikult on vaja nagu ju organisatsiooni elus hoida ja uusi asju nii-öelda peale toota, aga seda tulebki siis teha seal, kus sa näed, et numbrid kokku lähevad või kus sul on selline hea pikk portfell olemas, et meil selle jaoks on, me ise istume selles kontekstis Eestis nagu väga mõnusas või nii-öelda heas kohas, et meil on 2 suurt ala, manufaktuurikvartal, kus on kokku üle 1100 ühiku saame me rajada, sealt ligi 400 oleme rajanud ja 200 on täna ehituses ja teiseks on siis Paevälja kvartal, kus meil on circa 500 kodu rajada ja sellest 100 on juba tehtud ja järgnevad 100 peaks siin öelda siis 2026. aasta esimese kvartali lõpus, teise kvartali alguses uuesti startima, et sellistel aladel on nagu hea nagu selles suhtes nii-öelda nagu seda uut toodet nagu peale toota. Arendajate kasumimarginaalid, et sa tõenäoliselt nüüd Hepsori kohta ei saa midagi öelda, eks börsi ettevõtte ja paraku eks siis kogu maailmale meie saade ei pruugi jõuda siin podcasti näol, aga kuidas sul tunnetus on, et üldiselt ma väidaks, et kasumimarginaalid ikkagi läksid kokku, sest kulud lähevad pigem üles ja müügihindu liiga tõsta ei saa või mis? Ja ei kindlasti, et kui keegi just kuskil mingit ime ei tee, siis ma arvan, et kõigil enam-vähem see nii-öelda vähemalt elamukinnisvaras on kindlasti see vaade, et kui sul juba ainuüksi käibemaksu tõus võtab sult väikse otsa ära, siis sul on nii-öelda ütleme siis, kui sul on juba valmis vara, siis sul küll see nii-öelda ehituse poole kulu on küll paigas, aga sellegi poolest, kui sul müügitempo on aeglasem, ja sul ikkagi enamjaolt finantseeritakse majade valmimist ehituslaenuga pangast nii edasi, et siis sul kulud ikkagi jooksevad peale ja kui sul müügitempo on aeglane, üldkulud on ka peal, organisatsioon vajab nii-öelda toitmist, siis see kogu organisatsiooni üldkulu, intressikulu, see paratamatult sööb, sest sa müüd 100 ühikus vähem oma tooteid nii-öelda, et seega see aeglase müügitempo
samuti sööb nii-öelda vähehaaval kogu aeg seda kasumit, et ma arvan, need kaks mõju just, et see maksud ja ütleme ennekõike just käibemaks ja aeglane müügitempo on see, mis seda kasumimarginaali ennekõike on siis allapoole toonud. Aga me nüüd rääkisime pakkumise poolest, et selline kinnisvara arendaja vaade, aga kuidas sa teiselt poolt näed, kas nõudluse poole peal ka midagi olulist 2025. aastal juhtus, kas nõudlus nihkus kuhugi suunas piirkondlikult korterite mingi suuruse mõttes või mis iganes vaates, et mis tähelepanuväärseid arenguid oli ostjate soovides? Tallinna kinnisvaraturul tehti, ütleme küll lõplikku numbreid vist hetkel ei ole, aga ütleme üle 9000 tehingu on ju korterite osas, et seda võib pidada ju tegelikult väga terveks või tervislikuks nagu tasandiks, et see näitab, et tegelikult turg ju toimib. Et kinnisvara arenduses nii-öelda toiduahel peab ikkagi nagu igas otsas nagu toimima. Ja seda on nagu rõõm näha tegelikult nii-öelda arendajana, et tehinguid toimub. Nii-öelda, mis on see võib-olla see mündi teine pool nagu arendaja vaatest on see, et kui palju siis jätkub nii-öelda siis sellele uusarendusele klienti ja seal ma arvan ongi see nii-öelda tänane võib-olla kõige suurem nagu murelaps nii-öelda arendaja vaatenurgast, et kuna hinnakäärid on sellise siis tänase uusarenduse ning siis ütleme uue väärse hoone või järelturu korteri, mis on siin ütleme 5 aastat vana või 3 aastat vana või 7 aastat vana, mis on endiselt väga kvaliteetselt ehitatud, tihti su enda arendatud nii-öelda korter siis kas või mingis sarnases piirkonnas, siis see on su kõige suurem konkurent ja seal see hinnakäärid on ikkagi selgelt täna sees. Ja seega ka kliendil on hetkel vähemalt veel seda alternatiivi piisavalt, et ta nagu nii-öelda selgelt ikkagi eelistab soodsamate valikud, mis on ka täiesti loogiline ja arusaadav. Aga selgelt 2025. aasta jooksul oli näha, kuidas seal see hinnakäärid küll vaikselt, aga siiski läksid aina väiksemaks. Ja kui me vaatamegi nii-öelda siis kuhu see võiks nagu edasi suunduda, siis pigem täna on näha, et see vahe aina nii-öelda siis uue väärse ja uusarenduse vahel aina nagu väheneb ja see võiks selgelt tuua natukene rohkem ka siis sellist valguskirt ka uusarenduste nii-öelda poole. Okei, et see oli oluline selline nõudluse poolne kuidas öelda siis liikumine või trend, aga kui nüüd pakkumise poole ennast tagasi keerata, et kuidas sa hindad, et kas konkurents arenduses oli, arendajate poolne konkurents oli siis kuskil segmendis oli nagu leebem ja kuskil oli ta keerulisem, et sa võid seda vaadata nii Hepsori kui koguturu vaatest, et igaks juhuks siis kuulajatele, vaatajatele tuletan meelde, et Hepsoril on siin Haaberstis on üks arendusprojekt, on siis Manufaktuuri on Sitsi asumis, kuidas seda siis öelda Kopli ja Kalamaja vahel, et Kalamaja hõng on tunda, aga päris näha hästi ei ole, siis on, tegelikult on seal veel Karjamaa asum ka, okei. Ja siis on Kristiines, nüüd vist ma ei tea, on kõik müüdud, aga ja siis eks juba mainitud Lasnamäe projekt. Ja ma arvan, et kui meie turgu vaatame, loomulikult me vaatame kõiki nii-öelda nii segmentide vaatenurgas kui ka siis geograafilise asukoha pealt ja ma võib-olla isegi rohkem vaataks seda läbi sellise geograafilise nagu pildi, et täna küll selles suhtes pakkumist on, võrdleks suhteliselt, kas just õige on öelda palju, aga ütleme, et on piisavalt, et turul on valikud, aga seda valikut võib olla natuke võib-olla ka liiga kontsentreeritud teatud nagu piirkondadesse liiga palju, et näiteks Haaberst on selles suhtes üks hea näide, et seal on maad, seal on ühtepidi on ühel pool on sul Tallinna linn, teisel pool on sul juba Harku vald, erinevad nii-öelda ka planeeringute menetluse tempod, erinev hulk nii-öelda või mahtu, mida saab sinna nii-öelda siis rajada, ka selgelt on sinna tekkinud selline suhteliselt tugev kontsentratsioon erinevaid tooteid ja
ja ma arvan, et seal on näiteks üks moment, mida meie tajusime väga selgelt, et me olime ka oma projektiga seal Ojakalda projekt ja meil oli vaja teha otsus, et mis me siin teeme, kas me istume ja ootame, et kunagi tuleb klient, kes on nõus meie nii-öelda hinnaga või me pigem leiame selle hinnatundliku kliendi nii-öelda siis selle ostumomendi ülesse, langetame oma hindasid siis sellisel määral ja läheme ja võitleme kuskil muus asukohas edasi. Et kuna meil seal sellist pikka portfelli ei olnud selles asukohas, siis me tegime strateegiliselt siis selle valiku, et pigem ei jää siia nii-öelda aastateks istuma ja ootama, vaid müüme siis otsime selle kokkupuutepunkti ülesse ja müüme oma nii-öelda siis portfelli tühjaks. Ja oleme seda ka tegelikult edukalt teinud, et meil nüüd viimased korterid on veel seal jäänud, aga suures pildis oleme siis seal suutnud ilusasti oma nii-öelda siis rajatud kodudele ostjad leida. Ja ma arvan, siin turul ongi võib-olla siit väga selgelt nagu eristubki natuke see tarbija käitumine, et kui sa oled täna sellises nagu hinnatundlikus segmendis ja kui sul on seal pakkumist liiga palju, siis selgelt on väga keeruline täna ostjat endale mõjutada, et ainukene asi, millega seda suudad teha, on hind. Aga kohe, kui sul on mingi väärtuspakkumine juures, siis see hakkab tegelikult klienti mõjutama. Et ka selles Haabersti piirkonnas on nagu näiteid, kus on näha, kus keegi, kes on läinud natukene võib-olla siis teist tüüpi nii-öelda lahenduse peal teinud võib-olla isegi natuke kallima toote, aga asukoht natukene võib-olla teistsugusem, toode natuke teistsugusem ja see kõnetab sellist uut kliendigruppi kohe ja see automaatselt tegelikult avad täiesti uue ukse, mida sul varasemalt ei olnud. Et see on kindlasti nagu selline tuleb pigem vaadata väga tootepõhiselt, et need, kes paremini tabavad seda, mida klient otsib ja uusarenduses täna selgelt klient otsib väärtust, sest ta tihti ikkagi müüb oma olemasolevat kodu, mis on ka suure tõenäosusega ostetud siin võib-olla 10 aastat tagasi, võib-olla 7 aastat tagasi, võib-olla 5 aastat tagasi, et ta müüb mingit vara, kus ta on saavutanud selle oma nii-öelda kapitali kasvu läbi, mis on siis, tal on seda nii-öelda täiendavat ressurssi, mida panustada uusarenduse ostmiseks ja ta soovib seda teha enne, kui ta saab seda lisaväärtust kätte. Ja kui ta ei saa seda, siis ta jätab lihtsalt kas tehingu tegemata, sest tal on ka üsna hea olla selles oma eelnevas korteris. Et väärtuspõhine nii-öelda selline ostuotsus on täna, ma ütleks, üks kõige selliseid olulisemaid vaateid, mida siis peavad arendajad nagu jälgima oma projektide tootestamises. Kuidas see korterite müügile sinu hinnang on, et mina siin hoian uute korterite müügimahtudel silma peal ja minu arvestuse järgi eelmisel aastal müüdi Tallinnas 1425 uut korterit, et võrreldes 24. aasta 1320 korteriga, niimoodi ümardame natuke ülespoole, 10 korterit kuus müüdi rohkem, et seda ei ole nüüd väga palju, aga siiski, eks, ja võrreldes 23. aasta alla 1000 korteriga on kasv lausa 45%. Mis su hinnang on 25. aasta uute korterite müügimahule? 2025 osas jah, see ütleme tubli 8% on nende numbrite pealt, et parem kui mitte midagi. Aga kindlasti ma arvan, see nii-öelda, kui me vaatame siin 3-4 aastat tagasi, ütleme siis 2022, 2021 ja nii edasi ja kui minna veel ajast tagasi, siis kuidagi jutt oli selline, et Tallinnas võiks olla 3000 tehingut. Et võib-olla see on selline nii-öelda väga hea aja nii-öelda turg, et seda ilmselt pole enam mõtet taga nutta, et seda meil enam tagasi ei tule siin vähemalt lähiperspektiivis ei ole seda paista, aga kindlasti ka 1500 ei ole see tase, kus me täna võiks olla, et ma arvan kindlasti täna me oleme just ennekõike sellest üldisest ärevusfoonist tingituna on inimesed natukene skeptilised uusarendusse kodu ostmiseks, kuna lõpphinnad tunduvad kõrged. Ehk siis see psühholoogiline barjäär on ees, et sa vaatad seda numbrit, sa mõtled, poole miljoni eest endale neljatoaline osta, see tundub juba nagu psühholoogiliselt kõrge summa.
et kõik numbrid on natuke korreleerunud üles, et samas, kui me vaatame proportsionaalselt, kuidas nagu hinnad on nagu käitunud, siis siin tegime just, kui me Lasnamäe Paevälja projekti ka siin oleme nii-öelda lansseerimas, siis tegime siin võrdlust, et kus hinnad olid sihuke 8 aastat tagasi ja võrdluses, kus siis täna nagu järelturg on versus uusarendusturg ja suures pildis see proportsioon on täpselt sama, et oli siis umbes, vana korteri said umbes 35% soodsamalt, saab täna täpselt samamoodi, et see lihtsalt lõppsummad on natukene muutunud, et mina isiklikult usun, et inimesed, kui see ärevusfooni läheb madalamaks ja selline tarbija enesekindlus muutub üldise majanduse nii-öelda sellise kasvu keskkonnas tugevamaks, siis tegelikult enam selle hinna taha need tehingud ei hakka jääma. Ja sellepärast võiks ka julgelt uskuda, et kui 2025 oli selline siis, ütleme, stabiliseerumise aasta, ehk siis nii-öelda tekkis väike tõusunurk, siis 2026 võiks selgelt anda juba teatud mõttes juba hoogu ka juurde. Et kui midagi välja numbrites vaadata, siis mina usun, et selline 20% tõus võiks kindlasti olla täiesti realistlik. Sa räägid nüüd tehingute arvust? Just. Okay. Aga sa nüüd mainisid hindu ka, et see, mis ma näen hinnakirjades, on kaugel sellest, millega tegelikult kokku lepitakse. Aga ma küsiks sult sellise küsimuse, et kui ma võtaks ühe turu sellise abstraktse keskmise kahetoalise uue korteri, kas 25. aastal see korter läks tehingusse kõrgema hinnaga kui 24 aastal või läks kallimalt, odavamalt või sama hinnaga, et kuidas sulle siin tunnetus on? Ei, kindlasti läks kallimalt, et meil on see nii-öelda, võime ka enda projektidest vaadata, et kui 2024. aastal näiteks meil sai siin kas või näiteks manufaktuuris maja sai valmis, siis okei, seal realiseerusid siis ka mitmed võllid, mis olid sõlmitud 23. aastal, mõni isegi 22. aastal, et siis kui sa vaatad nagu seda nii-öelda, need ju kõik jõuavad 2024. aasta tehingute summasse on ja sa vaatad neid tehingu hindasid, siis need on selgelt madalamad kui need hinnad, millega siis 2024. aastal uusi tehinguid tehti ja samamoodi 2025. aastal on need summad ka nii-öelda, küll mitte oluliselt, aga siiski on nad kõrgemad, ja ma olen nõus sellega, et leti hind on üks, et ma arvan, täna ei ole kellegi üheski ei saa päris öelda, aga ma arvan, et on väga vähe arendusi, kus on leti hind vastab tehingu hinnaga. Et arendajad arvestavad selle läbirääkimisruumi alati sisse, mõni rohkem, mõni vähem, sealt ka võib-olla tuleb selliseid natuke absurdseid siis kampaaniaid, kes pakub 70 000, kes 100 000 alla, et eks see natuke on see nii-öelda mänguilu ka. Aga jah, pigem mina näen selgelt seda, et tehinguhinnad vaikselt ikkagi on kasvamas ja ei usu seda, et see 2026. aastale kuidagi muutuks, et kui Tallinnas on veel selline natukene selline külgsuunaline tuul, et liiga palju taganttuult ei ole, siis meil siin läheme naaberriiki siis Riia turul, seal on juba väga korralik taganttuul ja seal on väga selgelt meil näha, et kui varasemalt pidid ikkagi ka arvestama suuremate allahindlustega, siis nüüd on need pigem sellised kosmeetilised. No sa nüüd pöörasid pilgu 25 aastalt 26. juba ja vaatakski nüüd siis tühjasest minevikust, et mäletame küll ja järelikult võiks tulevikku ka olla, et vaatakski nüüd tuleviku suunas, et kui me ennem rääkisime siin ehitushindadest, ehitusõiguse sellisest menetlemise protsessist, maadehindadest, mis nagu selliste peamiste sisendkuludega 26. aastal võiks juhtuda, mis su nägemus on? No kindlasti palgasurve annab oma mõju ka nii-öelda kõigile kulugruppidele, ennekõike ehitushinnale, aga täna vähemalt me sellist
väga mingit jõulist ehitushinna nagu kerkimist ei prognoosi ja noh, seal on veel selline väike siis jokker, mida ma ka vaikselt enne mainisin seoses selle nagu paneelide teemaga, kus on selgelt näha, et 2026. aastal võiks tulla ka sealt väike selline siis positiivne korrelatsioon, aga üldpildis jah, selline mõned protsendipunktid kindlasti on oodata, et endiselt ikkagi hinnad ülesmäge lähevad. Et odavamaks ei lähe midagi. Aga pakkumine, et sa ennem nimetasid niimoodi, otsisid seda sõna natuke, et sa ütlesid, et pakkumist, et valikuvõimalust on, eks. No ma ütleks, et pakkumist on väga palju ikkagi vaadates koos nii pakkumist kui müüki. Mis sa arvad, et kui meil praegu on, eks 26. aasta siin alguses on siuke 2800-2900 uut korterit Tallinnas pakkumises, et kas siia tuleb nüüd veel juurde või hakkab ikkagi ükskord see pakkumise pool allapoole ka tulema, et võrdluseks ütleks, et siuke ajalooline keskmine on seal kuskil 2200, 2300, võib-olla 2400 juures, et sealt pealt on meil ikkagi 30% jutumärkidest liiga palju pakkumist, et mis on sinu prognoos pakkumise mahu osas? Ja, et mul võib-olla ongi mugav nagu rääkida sellest laojäägi teemast, sest meil Epsoris on seda nii-öelda, kuna me 2025 väga edukalt oma laojääki siis tühjendasime, siis edukalt müüsime, siis on meil ainult praegusel hetkel circa siin 20 korterit on veel nii-öelda laojäägina käes, et selles võrras nagu tunneme ennast hästi ja mugavalt, aga kindlasti ma arvan, et siin ongi see, et see on väga mingite nagu piirkondade põhine, et ma kindlasti ei laiendaks seda nagu turule nagu tervikuna, et ma näen seda sama asja ka nagu, kui ma võrdlen nagu Tallinnat ja Riia turgu, samamoodi, et sul Riia turul on veel suurem tegelikult pakkumiste hulk, et võrreldes Tallinnaga, aga seal ongi see nii-öelda väga sõltub, et missugune toode, mis asukohas, mis hinnaklassis, nii edasi, et mina, kui ma täna võib-olla mingid 2 elementi välja tooks, siis kindlasti on see Haabersti piirkond on üks, kus on, ütleme, kliendil täna võiks olla nagu üsna mugav minna ja läbi rääkida, aga ma ei laiendaks seda nagu, ütleme, samas kui sa lähed lähed kodu soetama Lasnamäele, siis hakkad vaatama, okei, et mis mu valikud on, et siis võiks öelda, et täna on üsna limiteeritud valik ja see on ka üks koht, mis mure me läheme siis oma nagu Paevälja projektiga lahendama, et pakkuda uusi võimalusi ka Lasnamäe elanikele. Aga selgelt seda toote miks erinevates piirkondades, see on võib-olla vähe ja sellepärast ma ei näe ka nagu muret, et kui uusi asju peale tuleb. Aga kui need tulevad kõik ühte samasse kohta, samale kliendigrupile, siis loomulikult, siis seal nii-öelda pikka pidu ei ole ja paratamatult keegi peab kuskil tegema mingid korrektuurid, olgu see siis hinnakirjas, müügitempos või sõltuvalt, kuidas tal siis on võimalik seda siis lahendada. Ja ütleme selline teine võib-olla grupp, kus ma näen, kus on nagu nii-öelda selgelt võib-olla nagu keerulisem on selline klassikaline kesklinna arendus, et sul on nii-öelda see hinnatase on paratamatult kõrge, et seal 5500 pluss ja seda kliendigruppi täna lihtsalt sellises mahus, mida on nagu nii tootmises kui ka on toodetud, et seda praegult võib-olla ei ole nagu sellises mahus. Ja seal selgelt peavad nagu arendajad arvestama pikemate müügiperioodiga, see ei tähenda, et see toode kuidagi on halb või vale või et hind on vale, lihtsalt seda kliendigruppi täna ei ole sellises mahus, kuidas on nagu seda pakkumist, et need on võib-olla sellist nagu kaks mõtet, mis ise on tekkinud, kui vaadates nagu turule natuke süvenenud peale. Sa tõid välja Lasnamäe, kus liiga palju pakkumist ei ole, et seal mõni üksik arendaja siiski peale Hepsori on veel ja tõid kesklinna nagu sellise teise poolusena välja. Aga ma küsiks niimoodi, et numbrid kinnitavad täiesti seda juttu, aga kas kuskil peale Lasnamäe veel on niimoodi, et siukest nii-öelda kerisekivid on nii kuumad, et sinna midagi visates ikkagi peab ära aurama?
et kas sa tunnetad veel mingit defitsiidi piirkonda või kuidas öelda siis konkurentsi madala pakkumisega piirkonda? No ma arvan, et selles suhtes nagu huvi Põhja-Tallinna erinevate piirkondade vastu on kindlasti nagu väga kõrge, seal lihtsalt on see nii-öelda see hinna küsimus, et seal on lihtsalt, ütleme, hinnatasemed on madalamad kui kesklinnas, ehk siis ütleme, kui sul kesklinna uus arendus on seal circa 5500 suurusjärgus on ju, siis Põhja-Tallinnas olgu ta siis nii-öelda, mitte päris siuke Kalamaja, mis on juba ka hinnatasemed on seal 5500 pluss on ju, aga kui sealt minna ikkagi nõks samm, ütleme kas või mõtleme meie manufaktuuri näite, siis sul on selgelt võimalik ka hinnatasemete juures 4500-4700 euri ruutmeeter, mis on ikkagi sulle selgelt rohkem nagu taskukohased ja sealt me näeme, et see on see koht, kuhu ka klient täna nagu otsib sellist parimat nii-öelda siis väärtuspakkumist on ju, et see on kindlasti koht, kus me näeme ja usume, et turg toimib ja see ongi võib-olla ka see nii-öelda see hinnatase, kus võib-olla selline, kus veel kõige suurem hulk sellist nii-öelda ostjaid täna ka nagu turul on, et ta otsib seda nii-öelda selgelt oma nii-öelda olemasolevale elukeskkonnale mingit lisaväärtust, et ta on võib-olla näiteks on ostnud hea toreda korteri siin 4-5 võib-olla 10 aastat tagasi, võib-olla on see natuke väiksemaks, ta tahab saada midagi juurde, aga ta ei ole nõus lihtsalt kolima sellepärast, et saada midagi uut, vaid ta tahab, et seal oleks mingid väärtused lisaks juures, olgu selleks kas või see, et see planeering vastaks sellele, mida tema ootab. Tal on juba kõrgemad nõudmised. Ja see on see, mida ta hakkab otsima ja kui see uus arendus seda talle pakub, siis ta vaatab seda hinnataset ja kui see hinnatase seal suurusjärgus 4500, 4700, see on see, kus ta veel on nõus selle nii-öelda lisaväärtuse kinni maksma. Kui see läheb sealt ülesse, siis nende inimeste hulk lihtsalt turul jääb nii palju väiksemaks, kes on nõus või kes on võimelised nii-öelda siis seda kinni maksma. 26 aasta müügi osas sa juba prognoosi andsid, et võiks isegi 20% juurde tulla, et üsna optimistlik, aga kas et kuhu, kui vaataks nagu kas piirkondade või siis hindade mõttes, et kuhu need ostjad võiks tulla, et kas nad võikski tulla sinna kuhugi 4500-5000 eurot hinnaklassi või pigem odavamasse või kallimasse või on sul mingi piirkondade mõttes, et kuhu kohta need ostjad siis tulevad, et kust nõudlus võiks siis kust kohast kasv tuleb, ütleme niimoodi? Ja, mina isiklikult arvan, et ikkagi see ennekõike see kasv tuleb seal suurusjärgus 3500 kuni 4500 vahemikus. Et see on, ütleme, kui vaatame Tallinna turgu, et see 3500, see on juba siis, ütleme, võib-olla mitte päris Tallinn, vaid siis nii-öelda Harjumaa, aga nagu, ütleme, see on see segment, kus on selgelt kõige rohkem ostjaid, ja nende aktiviseerumine on see, mis turgu nii-öelda siis kõige rohkem saab suures pildis mõjutada, sest see, kui sul tuleb 30 ostjat juurde, kes ostavad kallist vara, siis see nagu turgu tervikuna liiga palju ei mõjuta. Et ennekõike on see ikkagi, see kasv saab tulla sealt ja jah, seda mina kindlasti usun, et see segment on ka see, kes kõige selgemalt võib ka oma ostuotsuseid tagasi hoida selle vaate nurga pealt, et mis siis majanduses tervikuna, kuidas majanduse tervis on. Et ta hoiab oma ostuotsust tagasi, ta vajab rohkem aega, et kohaneda selle hinnatasemega. Kui juba viimased 3 aastat on olnud see, et hind ongi nagu kõrge, siis lõpuks saad aru, et aga kinnisvara ongi alati ostu hetkel kallis. Et ta on ainult tagasivaate peeglis on odav. Et 2026 võiks olla küll see aasta, kus see nii-öelda see teadmine natukene laiemalt juba jõuab inimesteni ja sealt ka seda kasvu oodata. Sest lõpuks ikkagi elu ei saa ju seisma jääda, et sul nagu, kui sul on ikkagi soov oma elukeskkonda parandada, siis see, kui sa lihtsalt seisad ja istud, et ega midagi paremaks ei lähe. Jah, mul tuli praegu lihtsalt ütlemine pähe, et parem targalt seista kui lollilt tormata, aga okei. Aga hinnad, eks kui me rääkisime sisendkuludest, mis pigem nagu lähevad ju ülespoole, sest ega meil midagi inflatsioonilises keskkonnas odavamaks ei lähe või kui üks asi läheb, siis 2 lähevad topelt kallimaks jälle. Mida sa hindade osas, uusarenduste
ütleme siis tehinguhindade osas 26. aastalt ootad, sest noh, siin meil on eks teatav nagu erinev arusaam, ma ütleks ikkagi, et konkurents on väga tugev, sa ütled, et valikuvõimalus on lai, et kas laia valikuvõimaluse juures tehinguhindu saab ikka üles ajada? Ma arvan, et seda, et kui turule hinnangut anda läbi pakkumishindade, siis sealt nii-öelda kindlasti võib tekkida see nagu taju, et nii-öelda kuskil kindlasti lähevad hinnad nagu soodsamaks läbi selle, et on vaja teha nii-öelda siis kampaaniaid ja nii edasi, aga see turg tervikuna, ma ei näe nagu seda momenti, kus sul on selgelt siis vaja oma hinnatasemega minna nii oluliselt alla, et kui sa võrdad, kus sa olid aastal 2024, siis aastal 2025 on sul nagu niivõrd palju nii-öelda jõulisemalt vaja siis veel sellest allapoole minna, et pigem ma usun, et need, kes täna turul tegutsevad, nad väga selgelt hoiavad nii-öelda oma minimaalset müügitempot, ei rapsi nii-öelda siis selles kontekstis ja pigem aktsepteerivadki nagu seda faktiliselt, et kui sul turul on madalam nõudlus, siis sa pead selle järgi kohanema ja pigem nii-öelda siis, kui uut vara ei ole võimalik nagu soodsamalt peale toota, siis sul ei ole mõtet seda nii-öelda olemasolevat vara soodsamalt nagu ära müüa, sest sa ei suuda seda nii-öelda uut vara ju ka soodsamalt peale tuua. Et selgelt, kui meil peaks tekkima see olukord, et hinnad ehk siis peale toodetav hinnad hakkavad mingil põhjusel langema, mida täna ei ole kuskilt paista. See tähendaks seda, et palgatasemed hakkaks langema, töötus hakkaks oluliselt kasvama, maailma majandus läheks negatiivsuunas. Kui neid sündmuseid ei juhtu, siis tegelikult ei ole võimalik tulevikus soodsamalt uut toodet rajada ja seega ei ole sul mitte mingit põhjust olemasolevat vara, mida sa oled justkui soodsamalt rajanud, siis niivõrd palju soodsamalt nagu käest ära müüa suures hulgas. Et see on nagu see kokkupuutepunkt, aga loomulikult seal tuleb nii-öelda üksikud erikeisid tulevad mängu, kellel kuidas finantseerimine, mõnel pole aega lihtsalt. et sa saad seda mängida siis, kui sul aeg on, kui sul likviidsust on ja sellepärast ma räägingi, et pigem täna meil turul tegutsevad rohkem sellised suuremad arendajad, kes oma siis likviidsuseid juhivad ja pigem siis võtavad samm-sammu haavalt üksikute tehingute kaupa, kui see, et teevad nii-öelda suurema sellise nii-öelda siis ma ei tea, hinnaalanduse selle jaoks, et sahtel nagu täiesti tühjaks müüa. Aga nüüd me oleme mingid punktid läbi käinud, kas sa Martti kuidagi võtaks äkki paari lausega kokku, et mida sa ootad 26. aastast sina kui kinnisvara arendaja või sa võid ju panna nüüd siis ikkagi endale Hepsori kingad ka jalga, et kas sina kui Hepsori tegevjuht või sina kui kinnisvara arendaja niimoodi üldisemalt, mis sa 26. ootad? Ja mina kindlasti kõige olulisem, ma arvan, faktor on see, et mis ikkagi meil see majanduskeskkond tervikuna teeb, et see on vähemalt positiivne, et 2026. aasta osas vähemalt hetkel ei paista sellist maksurallit, et see juba loob natukene sellist pigem võib-olla isegi nagu positiivset fooni just selles osas, mis siin nii-öelda aasta algusega tekib, et maksude osas, et siis pigem on nagu loota, et just selline, ütleme Eesti vaatenurgast just siis selline stabiilsem keskkond ja ka positiivne väljavaade majanduskasvu osas, mida siin prognoositakse ja ka palgakasvu osas, siis selgelt see võiks madalamaks tuua seda ärevusfooni. Vähemalt siseriiklikult, aga selgelt on ka, me oleme nii-öelda siis ikkagi seotud sellega, mis siin maailmas toimub, et selle maailma nii-öelda geopoliitiliste võitluste foonil, väga loodaks, et see hullus saab läbi üks päev, et kui see juhtub 2026. aastal, oleks super. Täna selle peale nii-öelda
seda ennustust teha oleks natukene võib-olla liiga palju, aga igatahes vähemalt lootma peab. Ja juhul, kui seal toimuvad positiivsed sündmused, siis ma arvan, et ei ole üldse ebarealistlik oodata ka isegi suuremat kasvu nii-öelda turule. Et ma arvan, et selles osas on praegult on selline paras moment nii-öelda teha tarku otsuseid, kulud ei ole languses, seega kellel nii-öelda on õige toode õiges asukohas, siis sellele kindlasti täna klienti on. Ja laenuturg on täna väga ka terve, et pangad on väga huvitatud laenu andma, laenu, ütleme, marginaali tasemed on väga atraktiivsed, et selles osas ma ütleks, et kui kliendi jaoks tundub, et täna on liiga kallis, siis ma arvaks vastupidi, et tegelikult täna on just väga hea hind ja kui see inimesele vähegi on nagu nii-öelda kättesaadav, siis tasuks kaaluda neid otsuseid. Ma nüüd tahtsin sult veel päris nagu niimoodi i peale punkti pannes küsida, et anna turuosalistele mõni mõte või soovitus, et kas sa jääd selle juurde, et kaaluda ostu või on sul veel mõni nagu mõte, mis sa tahaksid nii kitsalt või laialt, kui sa heaks arvad, turuosalistele jagada siis arendaja või Hepsori positsioonilt? Ja meie oleme väga selgelt ikkagi toote usku, et me näeme seda, et mille baasilt täna ikkagi kliendid oma ostuotsuseid teevad, siis ei ole, nad ei vaata ainult hinda, et loomulikult hinnal on väga oluline osa ja asukohal, absoluutselt sellest ei pääse mööda ka ümber, aga selgelt toote väärtused, et see, mida sa sellest nagu korterist või sellest kodust, mida sa endale plaanid osta, et mida sa sealt kätte saad, et seal kõik loeb ja selle osas ma näen täna lihtsalt selgelt seda, et need, kes rohkem panustavad, rohkem mõtlevad, panevad ennast rohkem kliendi nii-öelda kingadesse, siis neid saadab ka selgelt rohkem edu, et seda näitavad nii statistika kui ka see, mida me täna ise turul klientidega suheldes nagu paneme nii-öelda kõrva taha, et nii on. Aga väga hea mõte, et panustage rohkem ja siis tuleb tulemus ka. Aga võtamegi siin otsad kokku, et täname kõiki kuulajaid-vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. 130. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Martti Krass, Martti on aktsiaseltsi Hepsor juhatuse liige ja tegevjuht, aitas siis arenduse turust meile rääkida ja oma nägemust avada. Kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina ja üks asi veel siia lõppu, et head vaatajad-kuulajad, kui teil on mõtteid, keda saatesse kutsuda, andke teada meiliaadressile klienditugi@kv.ee, võite mulle otse ka teada anda, minu kontaktid on leitavad, et proovime siis vajadusel võimalusel nende ideedega ka tegeleda. Ja ega midagi, et soovin siis kena talve jätku, suusad alla ja kelgud kätte, et tundke rõõmu sellest. Ma ise küll ei tunne, aga see selleks. Ega midagi, järgmiste kohtumisteni. Suured tänud, nägemist!